Ma siis räägin ühe anekdoodi. Et võib-olla mõned teavad teist ka seda. Ma kuulsin seda mingi kuskil juhuslikult nüüd. Okei. Kunagine president Lennart Meri oli tuntud oma selle poolest, et ta nagu jäi igal pool hiljaks, et niisugune kunstiinimene, boheemlane. Ja siis, lihtsalt oli selline, aga muidu lahe vend. Ja siis tal oligi, kas ka vilistama hakkas. Ja siis ta pidigi kuskil sõitma ja vaatas, et hakkab hiljaks ja see autojuht sõidab 90-ga. Ütleb, et kuule, et anna gaasi juurde, et meil on vaja sinna jõuda, et me jääme hiljaks muidu. Siis autojuht ütleb, et ei, ma ei saa, et ma vastutan teie elu eest, et ma ei riski. Ja siis ütleb, et see Lennart Meri ütleb, et kuule, et see kobi taha istumine, ma ise lähen rooli. Paneb seal mingi 150-ga ja siis muidugi momentidele jääb silmada ja siis tahetakse kinni pidada, aga siis auto ei pea kinni ikka ja siis politsei juba sõidab seal umbes, et tahab kummidesse lasta või niimoodi, et palub juba abiväge ja helistab teistele, et ma ei tea, et mingi hull tüüp siin kiutab ja siis sõidab juba kõrvale ja niimoodi vaatab selle, et kes seal on, siis ütleb ruttu teistele, et kuule, et ei ole abiväge vaja, et kõik on korras, et jah, et minge tagasi minna. Siis muidugi peab ülemusele aru andma, et miks siis nüüd, et läksid autot rajalt maha võtta ja siis mingi äkki nüüd siis ütlesid, et ärge tulge. Ja siis politsei ütleb, no ma ei tea, seal oli väga tähtis inimene oli seal autos. Ja siis küsin, no kes seal autos siis oli? No ma ei tea, kes seal tagaistmel oli, aga juhiks oli tal Lennart Meri. Aitäh!